Täna näitan teile siis, kuidas lahendada ülesannet PR11 PETS. Annan kohe ka märku sellest, et nüüd me sisenesime selle kursusega nii-öelda järgmisesse etappi, et kõik järgmised 4-5 nädalat kõigil on põhirõhk ühel ja sarnasel jooksval teemal ja selle asja nimi on siis objektorienteeritud programmeerimine. Et kui siiani, kui me koodi kirjutasime seda, et meil olid funktsioonid, funktsioon võttis sisendiks mingid andmed ja nende andmete põhjal siis andis meile mingisuguse väljundi. Meil võis vabalt olla ka mitu funktsiooni, mis lõpuks töötasid üksteise kallal. Näiteks, võtame näiteks selle Exno4. Exno4 oli see list of phones ja list of phones võttis meil siis sisendiks mingi sõne ja ülesanne oli siis need telefonid sealt välja filtreerida ning seda list of phones'i siis sai igas järgnevas funktsioonis kasutada. Ei pidanud uuesti taas kasutama või taas kirjutama koodi. Saame seda ühte šablooni nii-öelda kasutada. Siis OP natuke maalib teise pildi, et kuidas me koodi käsitleme, kuidas me koodi vaatleme. Et kõige parem näide sellest OOP-st on sedasi, et meil on üritame päris eluliselt mingit asja kirjeldada, et oletame, meil on mingisugune auto, mingisugune loom, inimene, maja, ükskõik missugune selline asi. Igal majal on mingid kindlad omadused, et on ju olemas aadress, on korruste arv, tubade arv, maja layout, kas on kortermaja, kas on tavaline maja, kõik sellised asjad. Et mingi selline üldine šabloon nii-öelda, aga siis iga maja on omaette olemus. Et jah, sellised üldised näitajad võivad sarnased olla, aga nüüd see, mis iga maja kohta spetsiifiliselt käib, see on kõik erinev. Ja kui me räägime majadest, siis me võime näiteks võtta ka, et klass, kui me räägime OOP-st, me räägime siis klassidest ja objektidest, et alatihti näen, neid asju aetakse segamini, ehk siis ma üritan selle puust ja punasest kohe alguses selgeks teha. Et klass on meil nagu mingisugune blueprint, šabloon, joonis ja siis selle joonise järgi me ehitame objektid ehk blueprintist ehitame maja valmis. Ülikooli linnaku meil Mustamäel, me näeme, et meil siin kõrval, ülikooli linnaku kõrval on kohe igasugused need nõukogudeaegsed kortermajad. Kõik on ju ühe tüüpplaneeringu järgi ehitatud ehk ühe kindla klassi järgi ehitatud, aga nüüd iga kortermaja on sisult erinev. Et jah, korruste planeeringud, asjad on sarnased, aga nüüd mis seal korrustel sees on ju kortermajad ja iga kortermaja nüüd seest on erinev. Ehk need on nüüd objektid meil, individuaalsed objektid. Et see on selline pinnapealne näide nii-öelda, et aga kuidas OOP-d siis päris eluga kokku siduda. Aga hüppame selles ülesannes sisse, et selle nädala ülesanne on rohkem selline sissejuhatav, et meil on tegemist ainult ühe klassiga ja siis klassi ja siis meil on üks klass ja siis pärast peame ühe funktsiooni ka veel selle põhjal kirjutama. Et hakkamegi järjest pihta nende asjadega. Mis see oli meil? PR11 PETS. PETS by. Copy paste. Nii, esimene asi, mis ma tahan siin välja öelda kohe, et kui siiani oleme harjunud ütlema, meil on funktsioonid, siis nüüd meil tuleb ka selline termin nagu meetod mängu, et mis erinevus on funktsioonil ja meetodil. Põhiline erinevus on see, et meetod on funktsioon, mis kuulub klassile. Ehk siis näiteks siin on meil meetod nimega celebrate birthday, see kuulub pet klassile, aga nüüd siin all on meil funktsioon nimega sort pet names. Nagu näha, ma kollapsin korra selle klassi siin, see funktsioon ei kuulu klassile pet. Aga nüüd need siin kuuluvad ja neid nimetame siis meetoditeks.
aga hakkamegi järjest liikuma, et mis meil siin ülesandes on. Ülesande eesmärk on siis kasutame looma endal sellise päriselu terminina ja üritame seda siis koodiks kuidagi ümber võluda. Et esimene eesmärk, mis asjad loomal on olemas. Loomal on ju eks mingisugune nimi olemas ja tal on vanus. Et iga klass saab alguse konstruktorist. Konstruktor on selline eriline meetod, mis vastutab selle eest, et kuidas objekti klassist luuakse. Et kui me nüüd näite toome, et siin on meil see init, see on meil siis konstruktor, aga kuidas me seda praktikas kasutame on siin, et kui kerida siia ifname main'i, siis siin on objektide loomine. Et on see klassi nimi, on sulud ja siis on mingisugused argumendid ette antud ja need argumendid vastavad täpselt sellele, mis siin initis on parameetritena ette antud. Self viitab objektile endale, seda meil ei ole siin, seda on meil alati vaja kirjutada, aga väljaspool klassi sellega ei ole meil midagi teha. Siis on meil name ja age, need on siis need parameetrid, millega me tegutseme. Tegelikult valetan selle initi kohta, et tegelikult initit saab kasutada vabalt sedasi, et, või mitte initit, seda self'i, et võtame selle celebrate birthday näiteks, et kui me võtame siit näiteks mingi suvalise, võtame selle bet5, et kui meil on võimalik kirjutada sedasi seda, et mingi celebrate birthday, et siis meil on teistmoodi ka võimalik, et me võime lihtsalt kirjutada bet.celebrate birthday ja nüüd anname talle ette, mis asi see self on, et see self on meil näiteks bet5 ja nüüd ta kutsub sedasi hoopis seda celebrate birthday välja, et seda see self määrab ära, et millise objektiga tegemist on täpselt. Nii, kustame selle siit ära, hakkame järjest pihta siis. Nii, initialize bet object, ehk siis siin initi sees, konstruktori sees, me defineerime ära, mis omadused antud klassil olemas on. Et kui meil on antud ette, et on mingisugune nimi ja mingisugune vanus olemas, siis siin piisabki sellest, et lihtsalt kirjutame self.name võrdub name ja self.age võrdub age. Ehk siis bet klassil igal bet objektil on olemas nimi ja igal bet objektil on olemas ka mingisugune vanus. Nüüd, need asjad siin otseselt ei pea piirduma parameetritega, et me võime siin vabalt mingi items võime vabalt siia ka mingi tühja listi anda ette või näiteks mingisuguse sõne, et ei piirdu ainult sellega, mis meil seal parameetrid on ette antud. Me võime seda initit kasutada igasugustest asjadeks, et ongi kas mingisuguste omaduste määramine või näiteks eelnev kontroll näiteks, et seda küll ei ole nüüd ülesandes nõutud, aga asi, mida me saame siin selle beti näitel näiteks teha, on see, et if age on alla 0 ja siis me võime vabalt mingisuguse errori tekitada, raise exception, meil oli illegal argumenti. Error index, okei, paneme lihtsalt exception, value errorit tahan saada, väga hea. Age cannot be 0. Et me saame vabalt konstruktoris teha ka eelnevat kontrolli, verifitseerimist, et näiteks kontrollime, mis sisse antud vanus on. Loogiline on see, et vanus ei tohi negatiivne arv olla, et siis kontrollime, et kui vanus on alla 0, siis tõstatame errori ja jätame objekti loomise pooleli. Et seda konstruktorit saab igasugustesse asjadeks kasutada. Aga antud ülesande raames meil ei ole seda vaja, kasutame seda lihtsalt selleks, et nimi ja vanus määrata ära. Nii, järgmisena on meil siis equals, EQ. Et selle meetodiga me saame üle kirjutada siis selle loogika, et kuidas kahte objekti omavahel võrreldakse. Et kui by default me teeksime seda võrdlemist, et
objekte saab vabalt võrrelda sedasi, et teeme näiteks siin bet1 võrdub bet2. Et objektide võrdlemine toimub sedasi. Noh, töötab ka vabalt selline asi. Aga et see asi tööle saada, mis esialgu juhtub, on see, et kui meil seda equalsit siin ei oleks, siis mida võrreldakse, on objekti füüsiline mäluaadress, et kus ta meil arvuti mälus täpselt pesitseb. Ehk meil võib vabalt olla selline olukord, et meil on mingi bet10, bet11 siia. Bet10, bet11. Et meil on kaks samasugust looma, eks ju siin. Nüüd, mis meil võib juhtuda, ma teen igaks juks selle näite hoopis sedasi, kopime siit ära ja paneme omalt siia ülespoole selle. Bet10 ja bet11, täpselt samad loomad. Nüüd esimene küsimus, mis võib tekkida, et nimi on sama, vanus on sama, ehk kas me võime järeldada, et see loom on sama. Noh, paneme siia print bet10 võrdub bet11 ja kui me nüüd selle koodi tööle paneme, kus meil siin mingi viga sees on, return non-string type, ma parandan selle ruttu ära, paneme siia lihtsalt selle siia ruttu. Tegelikult ma kommentin lihtsalt välja selle praegu, sest mul on selle näite jaoks vaja seda default reprit. Kui me nüüd selle koodi siin tööle paneme, bet10, bet11, kas need kaks võrdud oma peal? No, peale vaadates esimene mõte võib olla jah, nimi on sama, vanus on sama, aga tegelikult, kus meil see on, ta ütleb meile non, sest meil on see equals üle kirjutamata jälle, me teeme natuke, kommentime välja asju, paneme uuesti tööle, nii, ja nüüd on see, et kas need kaks looma võrdud on samad? Vastus on, ei ole. Ja nüüd et selleks, et aru saada, miks nad ei ole samad, ma prindin need mõlemad loomad ka välja. Et teeme jälle clear siin. Paneme tööle. Siis mis meil siin vastu vaatab? See on nüüd repr, ehk siis representation ja kui seda reprit üle ei kirjutata, siis ta prindib välja, et kus see objekt tehti ja mis ta mäluaadress on. Ja kui me siin vaatame, siis bet10 mäluaadress on see siin, bet11 mäluaadress on see siin ja kui me seda equalsit üle ei kirjuta, siis ta võrdleb mäluaadresside järgi loomi või objekte. Ja kui mäluaadressid ei ühildu, siis eeldatavasti on see equals on false. Aga kui me nüüd näiteks siin teeme bet10 võrdub bet10, siis ta ütleb jah, et objektid on samad. Nii, aga kuidas me saame seda muuta, on see, et nüüd ma uncommentin omalt selle equalsi ära siit. Et selle jaoks, et mingit eraldi võrdlemisloogikat teha, me saame selle equals meetodi üle kirjutada. Ja antud ülesandes meil oli mingi kindel loogika ka selle jaoks, et kaks objekti on võrdsed, kui need objektid on sama tüüpi, ehk siis nimi on tõusutundlik, nimi on sama, tõusutundlik ning mõlema objekti vanus on sama. Ehk siis mida me saame siin teha, et esimene tingimus oli, kas objektid on samad tüüpi. Et selle kontrollimiseks meil Pythonis on selline meetod või funktsioon nagu isInstance olemas. Ta võtab sisse siis kaks objekti, esimene on meil see order. Ta võtab ühe objekti ja siis ta kontrollib ära, mis klassi vastu, et kas ta on seda instance'i ja siin me võtamegi, me anname sisse, kas order on bet tüüpi ning siis me järjest hakkame kontrollima, kas self.name on orderi nimega sama ning kas self.age on sama kui order.age.
et sedasi saame selle loogika siin üle kirjutada. Ja kui me nüüd kontrollime, et kasutame seda sama koodi jälle näiteks, et nii, bet 10 võrdub bet 11, kuna meil nimi on sama, vanus on sama, siis enam ei huvita meid see, et mäluaadressid on erinevad. Et nüüd me kirjutasime selle võrdlemisloogika üle ja nüüd ta ütlebki selle vanuse ja nime põhjal, et kas loom on sama või ei ole. Nii, aga nüüd võime need koodid siit ära kustutada. Et sellega on korras. Nüüd siis järgmisena võtame ette siis hashi. Nüüd hash on selline huvitav, selline maagiline meetod, et sisuliselt, kui me praegu tahaksime seda betti kasutada sõnastikus võtmena, see on võimalik, kui me kirjutame selle hashi üle. Sest mis on sõnastiku puhul või näiteks setide puhul tähtis on see, et kui me tuletame neid kahte andmestruktuuri meelde, siis mõlema puhul oli tähtis see, et setis ei tohi duplikaate olla ning dictionary's võti peab unikaalne olema. Ning kuidas nende mõlema puhul unikaalsust tagatakse, on selle hash value kaudu. Ta on lihtsalt siis väike matemaatiline valem, millega igale objektile pannakse selline unikaalne näitaja külge, arv külge. Kuidas me saame seda teha, et meil on Pythonis selle jaoks olemas väike abimeetod nimega hash, return the hash value for the given objects. Ja siin on väike kirjeldus ka, two objects that compare equal must also have the same hash value, but the reverse is not necessarily true. Et kuidas me saame seda nüüd kasutada, me anname talle tupli sisse, sinna tuplisse pistame lihtsalt kõik elemendid, mis me selle objekti puhul tahame hashiks muuta. Ja nüüd, mis ta teeb, ta lihtsalt teebki nüüd mingiks arvuliseks elemendiks selle, et paneme korra tööle. True, false, false. Ja selleks, et lihtsalt näidata ära ka, mis see hash on, print bet4 hash 1 näiteks. Palun, tekitas unikaalse arvu. Iga kord ta genereerib erineva arvu. Eks sellega tagatakse ära, et jah, objekt on unikaalne lisaks sellele equalsile. Et tegelikult need equals ja hash käivad käsi käes, et alatihti, mida ma olen näinud tehakse, on ka see, et kui me siin equalsi, et ma ei garanteeri, et siin ülesandes see töötab, aga mida ma olen alatihti näinud tehakse, on veel see ka, et kontrollitakse if instance is instance other bet ning kontrollitakse self.hash võrdub other.hash. Et ma olen näinud sellist lähenemist ka objektide võrdlemiseks. Et on ka võimalik teha seda, aga ma ei garanteeri, et selle ülesande puhul see töötab. Antud ülesande puhul jääme ikkagi selle return is instance ja kontrollime need elemente eraldi läbi. Nii, tuleme tagasi selle repri juurde, repr ehk representation. Et kui me praegu siia konsooli vaatame, terminali vaatame, et siis kui me üritame neid objekte välja printida, siis ta paneb ju meile selle mingi imeliku gibberishi, et mingi main.bet object at mingi mäluaadress, aga selle me saame tegelikult üle kirjutada ja seda võimaldab meile siis see repr. Ja mis me saame siin teha? Return formaat peaks olema meil siis self.name koma self.age years old.
ja kui me nüüd oma selle koodi tööle paneme, siis noh, et muutus kohe palju ilusamaks ja meil on palju loetavam see kood siin, või väljund siin, et teame täpselt, mis objektiga tegemist on. Nii, ja siis kirjutame ka ühe meetodi, mis kuulub sellele klassile, milleks on siis celebrate birthday. Ja siin me lihtsalt peame looma vanust ühe võrra suurendama ning siis printima välja selles formaadis teksti. Et siis esimene etapp, self.age pluss võrdub 1 ja return, teeme endale elu kergemaks, teeme nad copy paste'ime siit. Selle võime nendega asendada ja selle siin ka. Nii, ja ta viskas mulle kollased jooned alla, sest ma peaksin siia self'iga panema ette. Self.age, et Pythoni puhul on jah, objektorienteeritud aspektist tähtis see, et see self peab alati olemas olema, sest see viitab antud objektile. Nii, ja nüüd et sellega sai meil see pet klass kirjutatud koos mõningate meetoditega. Ning järgmisena võtame ette siis funktsiooni sort pet by names ja siin on meil eesmärgiks sorteerida see petide nimekiri, lemmikloomade nimekiri siis lemmikloomade nime järgi. No, esimene mõte, mis võib tulla, et paneme lihtsalt sorted pets, aga nüüd tekib küsimus, et aga mille järgi ta sorteerib meil. Sest tuletame meelde, see on meil lihtsalt list, mis koosneb objektidest ja klassidel objektidel võib olla mitu erinevat välja. Et kuidas me nüüd siin täpselt nagu sorteerimist teeme, et kui me tööle paneme, vaatame, mis ta viskab mulle. Et ei olegi kindel, missugust sorteerimist ta tegi, et kas ta jättiski nüüd, et ta ei teinudki meil sorteerimist, jättis asjad selles järjekorras paika, mis meil enam olid. Ja nüüd siin selle sortedi puhul me saame ette anda ka selle, mille järgi ta sorteerib, ehk kui me paneme key võrdub, siis me saame defineerida, et millega seda sorteerimist teha. Nüüd siin on muidugi ka väike nüanss, et siin tuleksid kasuks sellised asjad nagu anonüümsed funktsioonid, lambda funktsioonid, ehk sisuliselt, kui hakata sellises layman termsis kergetes terminites rääkima, mis asi see anonüümne funktsioon on sisuliselt, et ta võtab mingi asja sisse, ta täpselt ei tea, mis asi see olema hakkab, aga selle kaudu ta saab mingit checkimis või operatsioon hakata pidama. Ma koheselt üritan mingi hea näite ka tuua, aga ennem teeme selle koodi lõpuni. Lambda pet ja kuidas seda kasutada, siin on see lambda keyword, ehk defineerime ära, et on anonüümne funktsioon, anname talle nüüd mingisuguse, see võib ükskõik mis asi olla, ma võin siia X ka panna vabalt. Ta ei tea, mis asi siia sisse tuleb, aga meie näiteks teame, et sellel X-il võiks olla nimi olemas. Et siis võtame see, sorteerime sealt selle järgi. Ja nüüd ta sorteerib meil ilusti ära ka. Selleks, et rohkem uurida, mis asi see lambda funktsioon on täpsemalt, et ma soovitan tegelikult vaadake see Ago poolt tehtud video läbi. Ta siin seletab päris hästi ära, et mis see lambda on, kuidas kasutada. Ja siin on üks jätkuvideo ka sellele muidugi olemas, lambda funktsiooni kasutamise näited. Ja siin räägitakse sellest filtreerimisest ja sorteerimisest, igasugustest asjadest ära. Et aga antud ülesanne pushime üles ka, kontrollime, kas asjad läksid läbi. 11, commit, push. Ja ülesanne tehtud.
et see on selline kerge sissejuhatus lihtsalt OOP-sse, et see X11, Cars ja OP11 ka tegelikult, mõlemad jätkavad samas vaimus, lihtsalt et siin Carsis tuleb siis filter ja mappimine ka mängu, et saate neid ka harjutada. Aga sisu ja siit tuleb natuke JSONid ka sisse. Aga selle jaoks meil on erinevad juhendid olemas, kuidas kasutada, ja siin on Stack Overflow link ka olemas, kus on täpselt see probleem ja lahendus olemas. Et jätkab samas vaimus sisuliselt. Kui küsimusi tekib, julgelt tulge küsima, tulge praktikumi, küsige Discordis. Kui videost jäi midagi segaseks, ma hea meelega võin selgitada edasi. Näiteks kas või pühapäevases loengus, mis meil nüüd ette tuleb, et võin seal teemaks võtta neid asju. Ning siis ega rohkem ei olegi, et minu poolt tänaseks kõik. Tänan kuulamast.